Tere! Olen Malle Rajangu ja tahan sulle täna pakkuda ühe harjutuse, mis võib aidata sul olla õnnelikum. Nimelt tänulikkuse kasvatamise harjutus. Mõnikord on seda nimetatud ka päeva pihku püüdmise harjutuseks. Miks nii? Tee kaasa ja siis saad teada. Kuid võib-olla on sinul ka vahel nii, et oled kurb ja miski ei tundu olevat hästi. Just võib-olla sellisel hetkel ongi hea seda tänulikkuse harjutust teha, sest see aitab sul üles otsida ikkagi toredad hetked oma päevast. Ja võib-olla nendele ka pisut rohkem tähelepanu kinkida, et sa saaksid neid nautida. Kuid hakkame pihta. Niisiis, istu nii, et sul oleks mugav olla. Aseta käed sülle puhkama, üks käsi võib-olla teise peale ja luba oma õlgadel lõdvestuda. Siruta pisut oma selga, sule silmad, kui see on sulle mõnus. Ja küsi endalt, mida toredat olen ma täna kogenud? Mis on mulle kas või natukene rõõmu valmistanud? Võib-olla see on päikesepaiste. Võib-olla see on hommikukohvi. Ja iga meeldiva mälestuse meenudes pane üks sõrm peopessa. Luba meenuda. Need võivad olla pisiasjad. Näiteks kas või see, et su mantlil on nööbid ja saabastel paelad, millega neid kinni panna. Mis on need asjad, mis on täna sulle rõõmu valmistanud? Ja võid meenutada ka asju eelmistest päevadest. Jätka meenutamisega nii kaua, kuni kõik sõrmed on peopesas. Võib-olla ühel käel, aga võib-olla koguni mõlemal käel. Ja kui sa oled selle ära teinud, siis märka, kuidas sa ennast tunned. Mismoodi see tänulikkus sinu enesetunnet mõjutab. Ja kui sa jätkad oma päeva ja miski valmistab sulle raskust või ei meeldi sulle, siis võid endalt salamahti küsida, kas selles olukorras on ka midagi, mille eest ma võiksin olla tänulik. Ja vaata, kas see küsimus muudab midagi. Kui su silmad olid suletud, siis võid need rahulikult avada. Ja kui sa soovid tänulikkuse harjutust uuesti kogeda, siis ka see harjutus lisaks teistele on olemas meie äpis ja samuti Vaikuse minutite koduleheküljel. Pea tänulikkust meeles ja kasvata seda endas, sest nii võid toetada oma õnnelikkust, enda rahulolu. Mõnusat päeva sulle!